tere kõigile, mul on nii hea meel, et te siin olete. Ma mõtlesin, et kuna mul selleks nädalaks ei ole ühtegi videot, vlogi ja mul on kuskil tund aega, et ennast valmis panna, sest me lähme sõprade juurde ööseks paariks päevaks. Kuna ma teen omale meigi, ma teen oma juuksed korda, siis samal ajal ma küsisin ChatGPT-lt 20 küsimust, mis lähevad võib-olla veidi sügavamale kui mingi klassikaline, mis on su lemmikvärv või ma ei tea, pott või vann. Saate meid paremini tundma õppida ja ma saan samal ajal ennast valmis panna. Ma teen juuksed viimasena, sest et ma ei tea, mul on harjunud lihtsalt juuksed alati viimasena tegema ja ma teen hästi kerge meigi. Nii, alustame. Ma ei tea, kas te tahate neid tooteid ka teada või mul pole väga mingi meigikanal. Esimene küsimus. Mis on üks arvamus, mida see viimase 5 aasta jooksul täielikult muutsid? Arvestades, et 5 aastat tagasi olin ma 21 ja väga elukogenematu, siis olin ma 21, jah. Siis neid arvamusi on väga palju, mida ma olen muutnud. Üks, mis läheb natuke sügavamale, ma ei tea, mehed ja naised ei saa sõbrad olla. See on üks arvamus. Aga kunagi ma näiteks arvasin seda, et depressioonist on suht lihtne üle tulla. Nagu mingi piirini ma arvan seda ikka veel, aga oleneb olukorrast. Vahepeal see ei ole väga lihtne. Ja ma ei arvanud seda sellepärast, et ma oleksin võõras sellele. Nagu kunagi ma tean, et mul oli võib-olla mingi kerge depressioon, kui ma tiinekas olin. Ma vaatan depressiooni kui sellena, et millest depressioon tekib. See tekib millestki, et inimene ei ole rahul oma eluga. Seega mu peas on see alati olnud selline, et kui sa rahul ei ole, siis muuda. Aga tead, ma olen aru saanud, et vahepeal ei ole nii lihtne inimestel muuta oma elu. Ükskõik mis põhjustel võib see siis olla. Või võib selle raskeks teha vähemalt. Number 2. Mis harjumus on sinu elu muutnud paremaks? Pühendada väga palju aega vaimsetele asjadele, ma arvan. See on midagi, millele ma ei ole nii palju keskendunud. Ma olen alati olnud väga enesearengule keskendunud ja väga oma elu arendamisele keskendunud. Aga kuidagi seda igapäevast vaimset kasvamist, et see on midagi olnud, mis on väga palju mind ennast sisemiselt arendanud, et ma olen keskendunud hästi palju tööle ja elu kvaliteedi parandamisele, sest arvestades, et ma tulen mitte millestki, siis olen pidanud väga palju vaeva nägema, et ennast mingitest asjadest nii-öelda ümber kasvatada, pluss lihtsalt ma olen oma elustiili ja oma arvamusi ja asju muutnud ja oma maailmavaateid. Nüüd, kui mu frontal lobe on välja arenenud 26-aastasena ja mingi hetk ma lihtsalt sain aru, et aeg on üles kasvada. Number 3. Milline raamat, film või inimene on sinu mõtteviisi kõige rohkem mõjutanud? See on väga hea küsimus ja ma kusjuures mõtlesin selle peale, et kas mul on mingisugust raamatut või midagi, mis on mind täiega mõjutanud ja on. Teate, ma täiesti unustasin ära. Ma praegu editin seda videot siin ja mul läks täiesti meelest ära, et üks raamat, mis on minu elu kõige rohkem mõjutanud, rohkemgi kui see vastus, mis te nüüd kuulete mu käest, on piibel. Ma ei tea, ma reaalselt ei tea, kuidas ma ei mõelnud selle peale. Ma kuidagi mõtlesin mingi sükeste self-help raamatute ja sükeste raamatute peale, mitte selle peale. Igal juhul, siin on mu päris vastus. Kuigi tegelikult see vastus, mis te nüüd kuulete, on ka ikkagi tõsi, aga mitte nii tõsi kui piibel. Aga ma ütleks, et kõige rohkem ikkagi, kes on andnud mulle väga palju mõtteainet ja väga palju nõu kuidagi nii-öelda kaudses mõttes, on Jordan Peterson ja tema loengud ja tema üldse maailmavaated. Mulle meeldib nii väga, kuidas ta asju lahti seletab. Mis on sinu jaoks hästi veedetud päev? See kindlasti on mu perega. Niimoodi, et ma ärkan hommikul vara,
kuskil 6, siis ma tegelen oma vaimsete asjadega, oma enesearenguga, käin äkki trennis, liigutan ennast, öös on, ma ütleks, et siuke augustikuu. Mulle tähega meeldib augustikuu nagu see tunne, et sügis kohe tuleb ja siis see kõige kuumem nagu see on juba, suvi on juba möödas, kuigi mulle meeldib väga kuum suvi ka. Siis me ärkame üles, sööme kõik koos hommikusööki, me lähme teeme midagi täiega toredat, täiega lahedat, lähme nagu seikleme ringi, siis tuleme koju, võib-olla puhkame, vaatame mingit filmi ja siis õhtul läheme restorani, veedame kõik koos aega, sööme, räägime juttu. Ja siis õhtul normaalsel ajal magama. Ja ma ei tea, mulle nii väga meeldib oma perega aega veeta ja teha. Meile meeldib nii väga teha nagu selliseid lahedaid asju koos. Sest me oleme kõik nii sarnased nagu mina, Mark ja Sol. See on suhteliselt hämmastav. Noh, kui sarnased me kõik oleme. Või noh, mina ja Mark oleme isiksuselt nagu väga sarnased ja mina ja Sol oleme isiksuselt väga sarnased ja välimuselt me oleme nagu 2 sama inimest põhimõtteliselt, lihtsalt tema on väikse poisi versioon. Ja see, et me nii hästi nagu kõik klapime omavahel, teeb meie olemist ja meie aja veetmist koos nii toredaks. Nii et jah. See ongi minu ideaalne päev. Olla lihtsalt oma perega. Number 5. Mis on üks oskus, mida iga inimene võiks õppida? Mul esimene asi, mis mul tuli, oli kohe enesekontroll. Minu arust see on nii hämmastav, kuidas tänapäeval mitte kellegi ei ole enesekontrolli. Inimesed lihtsalt ei oska ennast kontrollida ja minust see on nii... Mul on kuidagi nii, ma kuulen mingid lugusid ja enda elust näen seda. Inimestel on nagu nii palju mingit kurbust ja viha, võib-olla mingit pettumust, siis ongi lihtsalt raske ennast kontrollida. Et inimene, kes on ju õnnelik, kes on rahul olev, et siis enesekontroll ei ole nagu mingi probleem, vaata. Mul on nii kuidagi mind-boggling kuulata seda. Et mis inimestel toimub mingid olukorrad, mis algavad nii väiksest asjast ja siis lähevad täiesti üle kätte. On nagu, millise omaduse järgi hindad sa inimesi kõige rohkem? Millise omaduse järgi? Neid omadusi on nii palju, aga ma ei tea, kas ma saan valida nagu ühte ja ainsat. Kõige esimene, mis mul meelde tuli, oli võib-olla, ma ei tea, eneseväärikus või ma ei tea, austus iseenda vastu. See on jällegi nagu, seda on nii hästi näha sellest, kuidas keegi käitub või kuidas ta laseb nagu teistel inimestel käituda endaga. Ja see on võib-olla inimene, kes ennast ei austa, seda on näha nagu tema käitumisest, sest et ta käitub teistega nii jubedalt. Ja see on taaskord, mul on nagu nii palju oma elust näinud seda, kuidas kas või nagu pereliikmed käituvad üksteisega. Kuidas nii väikeste asjade pärast inimesed lihtsalt kaotavad täielikult oma eneseväärikuse ja austuse iseenda vastu, et mitte nagu kuidagi mingites situatsioonides ära kammida. Ja et see nagu enesekontrolli hoidmine näitab ka nagu seda, et kui sul pole enesekontrolli ja see on nagu iga asi viib sind nagu täiesti kuskilt teelt välja, siis see näitab seda, et sul ei ole nagu väärikust hoida ennast ja kanda ennast ja mul lihtsalt kuidagi, mul on nii raske nagu võib-olla kuidagi mõista või saada aru nagu nendest inimestest, kes teevad nagu tulemusena teistele selle pärast haiget. Mul on nii kahju nendest inimestest ka kuidagi nii õnnetud inimesed on nad. Ehk siis, jah, võib-olla seda eneseteadlikkust. Mul on nii palju omadusi, mis, sest et see kõik muutub või see kõik on nagu kompott sellest, et kui teadlik inimene iseendast on. Kui ta teeb seda meelega, siis ta on lihtsalt halb inimene. Kui ta ei tee seda meelega, siis tal ei ole mingisugust teadlikkust iseenda üle ega võimet võib-olla ennast analüüsida. Ehk siis jällegi nii palju nagu erinevaid neid omadusi, mis siis tulevad. Ma ei tea, kas ma saan ainult ühe valida.
neid asju on nii palju, mida ma hindan inimeste juures. Nii, mis on midagi, mida enamik inimesi sinu puhul valesti aru saab? Kui ma küsisin seda Margilt, siis ta ütles, et seda, et ma olen rahulik. Ma tundun rahulik, aga ma tegelikult olen, räägin palju, jutustan palju ja tantsin ja hüpplen ja olen energiline ja rõõmus ja väga aktiivne ja kõik jutud. Et võib-olla see siis. Mis teema kohta võiksid sa tundide kaupa rääkida ilma ära tüdinemata? Ma arvan, et elust ja eksistentsist ja üldse nagu sügavatest asjadest võiksin ma ja suht tihti räägin ka tundide kaupa ilma ära tüdinemata, sest elus ja eksistentsis ja usus ja vaimsetes asjades on nii palju, see on nagu üks kihtidega sibul, mis ei saa nagu kunagi otsa. Et nagu võtad ühe kihi ära, sealt tuleb juba 10 kihti alt juurde. Mis sind viimasel ajal kõige rohkem inspireerib? Jätta, ma ütlen ausalt, mind viimasel ajal väga midagi ei inspireerigi, vaid ma hoian tugevalt kinni lihtsalt enesedistsipliinist. Ja vahepeal ei ole inspiratsiooni või motivatsiooni, vaid ongi lihtsalt tugev enesedistsipliin, et teha neid asju ja korda saata neid asju, mis on sulle olulised ja mida sa tahad teha. Mis on üks nõuanne, mida sa sooviksid, et oleksid 18-aastasena kuulnud? Taaskordselt väga palju õppetunde oli mul saamata 18-aastasena. Tea, mul on siuke tunne, et mulle anti nagu päris head nõu. Ma 18 olin, aga lihtsalt nagu üks asi on ka see, et kas ma olin oma elus sellises kohas, et ma nagu kuulasin ka seda päriselt. Võib-olla üks asi, mida ma olen õppinud sellest ajast saati, kui ma 18 olin, oli see, et kui sul on sees ikka mingisugune sisetunne mingi asja kohta, siis tavaliselt see sisetunne ütleb päris õigesti. Nii inimeste kohta kui situatsioonide kohta ja üldse elu kohta. Kui sa saaksid ühe igapäevase probleemi maailmast ära kaotada, siis millise? Teate, mida mul oleks vaja? Ja see ei ole mingi otseselt siuke probleem, mis maailmas on. Aga mida mul endal oleks väga vaja on see, et kui ma omale äratuse panen, siis ma ärkan selle esimese äratuse peale. Elu oleks nii palju lihtsam siis. Ja see on vägagi igapäevane probleem. Sest ma panen omale mingi 20 äratust ja siis ma ärkan 20 minutit pärast oma viimast äratust. Mis on kõige raskem õppetund, mille elu on sulle õpetanud? Ma arvan, et ma olen alati võib-olla liiga kergekäeliselt inimesi usaldanud. Mis ühest küljest ma võtan selle riski ja panustan inimestesse ja usaldan või kuidagi eeldan inimestest parimat, aga mõned teatud inimesed on seda lihtsalt ära kasutanud. Ja nüüd ma maksan selle eest. Millal tunned sa end kõige rohkem iseendana? Võib-olla kodus olles. Sellepärast mul ongi nii mugav või nii mõnus kuidagi siin neid videosi teha ja rääkida ja värki. Et ma lihtsalt, ma tunnen ennast nii hästi kodus olles. Ja ma ei tea üldse võib-olla tegelikult oma lähedastega. Tunnen ennast iseendana. Mis sind tõeliselt rahustab, kui elu muutub kiireks? Ma ütlen ausalt, et mul on selline tunne, et mu elu ongi kogu aeg kiire. Ja sellepärast, et ma kuidagi alateadlikult võib-olla ise muudan selle kiireks või see tuleb nagu sellest, et ma olen nii kuidagi keskendunud sellele, et kogu aeg muuta oma elu kvaliteeti ja teha oma elu paremaks ja olla parem. Et siis sellest, kuna ma võtan nii palju mingeid projekte ja mingeid asju peale, aga mis mind rahustab, ma ei tea, hästi magamine või pikalt magamine, trenni tegemine, vaimsed asjad või lihtsalt üleüldiselt liigutamine, kui ma trenni ei jõua teha või ei viitsi teha. Küpsetamine, söögi tegemine on kindlalt. Nii, ma hakkan oma juukseid tegema nüüd ja ma kasutan selleks Dysonit. Mille eest oled sa praegu oma elus kõige tänulikum? See on väga hea küsimus. Ma ütleks, et oma pere eest ja oma abikaasa eest. Ja
ja oma pere eest. Mul on nii tänulik ja selle eest, et me oleme nii lähedased kõik ja see nagu, see tõstab nii palju seda elukvaliteeti ikka, kui sul on sinu nagu see enda või noh, minu elukvaliteeti, ma ei ütle, et kõik peavad niimoodi elama, kuidas mina elan. Aga lihtsalt see, et nagu mul on enda pere, mul on abikaasa, mul on poeg. Me elame sellist elu, nagu me tahame elada. Me sööme hästi, me käime reisidel, teeme tööd, nagu oleme aktiivsed. Ma elan täpselt sellist elu, nagu ma olen kogu aeg mõelnud, et ma tahan elada. Ja täpselt sellise abikaasaga, keda ma olen kogu aeg mõelnud, et ma tahan omale. Juba iidamast, aadamast ma mäletan, ma olin, Sol oli beebi äkki. Ja siis ma vaatasin ühte videot, kus üks naine rääkis oma abielu kohta ja siis ma mõtlesin, et ta on ka omale sellist suhet ja sellist partnerit. Ja nüüd mul lõpuks on. Ja ma olen väga palju vaeva näinud, et jõuda oma eluga punkti, et nii-öelda olla selle vääriline, et olla valmis abieluks, sest et abielu ja lihtsalt boyfriend and girlfriend need on ikkagi midagi muud. Aga ma teen paar lokki ära, siis räägime edasi. Ma oleks pidanud teistpidi tegema. Ok. Ja nüüd, kui ma valmis olen, siis viimane küsimus. Mis on üks mõte või tsitaat, mille juurde sa ikka jälle tagasi pöördud? Ja ma ütlen seda, minust ma ütlesin seda tänases videos ja ma ütlen seda oma lapsele. Ja see on midagi, mille juurde me alati tagasi tuleme. Õnnelikud inimesed ei tee teistele haiget. Ja see on midagi, mida tänapäeva maailmas lihtsalt kahjuks peab nii palju rääkima ja peab nii palju kordama, et igal juhul aitäh, et sa siin olid. Mul oli väga tore teiega jutustada ja näeme järgmine pühapäev.